nii, meie teeme teile intervjuu soojendusest ja vigastustest. nii, esimene küsimus, miks peaks inimene enne sportimist üldse soojendust tegema? Soojendus aitab ette valmistada su lihased, et lihased oleksid soojad ja eriti tähtis on okis näiteks kubemilihased, käed, sulad, jalad, pea, et kuna need saavad, oki on füüsiline sport, siis need saavad palju vatti ja et kui need lihased on soojad, siis on vigastuste oht on väiksem. Nii, teine küsimus, mis juhtub, kui enne sportimist mitte soojendust teha? Nagu ma ütlesin, et vigastuste oht drastiliselt suureneb, siis et alati oleks mõistlik ikkagi soojendust teha, et kui soojendust ei tee, siis on vigastused kiired tulema. Kas teil on olnud spordivigastusi? Suuri vigastusi ei ole, väiksemaid nihestusi on olnud, praegust teeb natukene õlghaiget viimasest finaalmängust, sellest on juba pea 2 kuud möödas, nii et natukene annab tunda, aga mingeid suuri luumurid õnneks ei ole olnud, nii et on ikkagi jah. Kas neid vigastusi oleks saanud ära hoida parema soojendusega? Seda viimast ma ei oska öelda, võib-olla oleks, kui oleks, mul on tegelikult trennis vahest kubem ära tõmbanud, et siis oled mõelnud küll, et tegelikult oleks võinud rohkem võib-olla sooja teha. Et jah. Okay. Mis te arvate, kui pikk peaks üks normaalne soojendus olema ajaliselt? No vähemalt seal 15 minutit, ma arvan, et poole tunniga saad hästi soojaks, et vähemalt 15 minutit, et alla selle ei ole mõtet teha. Et ma ise teen näiteks, sõidan 10 minutit rattaga, siis teen mingid mobiilsusharjutusi, siis paar sprinti ja seal vahepeal venitan, rullin midagi sihukest, et siis saab hästi soojaks. Mis on teie spordialaga seoses kõige tavalisemad vigastused, mis võivad vähese soojenduse tõttu juhtuda? Põhiline ongi, kube tõmmatakse ära, et isegi sinna harrastajate tasemel on kaks meest juba endale ära vigastanud, et kindlasti kubemlihased, käed, õlad, kael on ju, et ma juba enne mainisin, et need on nagu sellised põhilised, mis ära tõmmatakse ja ära lüüakse. Kas veel soojendus aitab peale lihaste ja liigeste veel midagi ette valmistada? Kuidas korda algust? Kas veel soojendus aitab peale lihaste ja liigeste veel midagi ette valmistada? Jah, kindlasti see aitab mentaalselt ka mänguks valmis panna, et kui on tähtis mäng, et seda oma fookus 100% olla koha peal, et mitte millegile muule mõelda, siis hea soojendus aitab mentaalselt olla koha peal ja 100% oma fookust sinna nagu mängu panna. Nii, kas teie hinnangul vajab inimene üldse kõikide nende küsimuste kokkuvõttena soojendust? Jah, kindlasti. Soojendus on vajalik. Iga inimene peaks enne jooksu, enne rattaga sõitu, enne boksi, enne ujumist. Igal juhul tuleb väike kii, vähemalt mingi 10-minutine soojendus teha, et need vigastuse ohud on väiksed. Need tähendab suured, kui seal soojendust ei tee, et kindlasti tuleks teha. Nii, ja viimane küsimus, kas teil on veel mingeid hobisid peale hoki? Mulle meeldib kõik, millel on ka mootor peal, ehk siis jah, autod on mu suur hobi ja muu tervisesport, jooksmine, rattasõit. Mul vend tegeleb rattaspordiga, siis olen ka mina sunnitud vahest rattaga sõitma, nii et jah, et trenni mõttes rattasport, jooksmine, vahest suusatamine ja muud on siis näiteks autod ja jah. Aitäh! Nice!